Arvi, ma alustaks lihtsamalt, ma alustaks sellest, mis inimestel meelel on. Inimestel on kõrged elektriarved ja inimesed ei saa aru, miks see nii on. Miks see nii on? Meie Eesti elektritootmise struktuur ei vasta meie klimaatilistele tingimustele. Selle me oleme täna nüüd siis üles ehitanud ja arvanud, et tuul ja päike on see, mis nagu päästab. Juhitavad võimsused. Seda me oleme juba 10 aastat ju viljelenud, et see tähendab põlevkivist väljatulek, aga asemele ei ole mitte midagi ju tulnud. Räägitakse, et külm talv on põhjuseks. Mina natuke muigaks selle kohta, et külm talv temperatuur alla 10 kraadi meie siin Eestimaal, et see on ju täiesti pehme mõnus talv, eks ole, et selle peale küll kuidagi ei saa ajada. See ei ole põhjus, aga ikkagi see, et me oleme arvanud, et me oleme väga tuulisel ja päikesepaistelisel maal, aga näed, jaanuaris selgus, et ei ole. Ja see on ka ju aabitsa tõde või igaühel, kes vähegi elus on olnud, et kui temperatuur langeb seal miinus, eks ole, siis ei ole ju seda tuult ja tuuliku võimsus sõltub kuubis, tuule kiirus kuubis, nii et sealt siis tulebki see ja tuulel on ka selline omadus, et ta ei ole mitte Eestis või Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis, et ta on ikkagi terves regioonis Soomest kuni Poolani või vähemalt Leeduni välja. Kogu meie piirkonnas on defitsiit, ka Soomes oli defitsiit, siis see tähendabki seda, et sellised olukorrad väga suure tõenäosusega hakkavad korduma ja kordumise vältimiseks on ainult üks võimalus, et me ei võta siis selliseks esimeseks prioriteediks tuult ja päikest ilmastikust sõltuvat elektritootmist. See on täna meil 700 megavatiga olemas, aga me peame võtma prioriteediks süsteemi teenused. Need on juhitavad võimsused, need on salvestus ja need on tarbimise juhtimine. See peaks olema nüüd meie järgneva 10 aasta prioriteet. Kui me nüüd väga lihtsalt võtame, et meil on 700 megavatti tuult ja 1250 megavatti päikest on olemas, paneme need kokku, saame 1800, meie maksimumtarbimine oli kuskil natuke üle 1500, et kõik peaks ju olema okei, võimsused on olemas. Küsimus see, et võimsused ei tööta. Ja veel võtame selle sama jaanuarikuu, seal oli kuskil 4 päeva jooksul tuulikute töövõimsus kõikus 0 ja 10 megavatti vahel, eks ole, et põhjus tuult ei olnud lihtsalt täiesti selge. Ja oli ka selliseid tunde, kus tuulikud tarbisid. Milline see Eesti elektritootmise seis on? Et ma lihtsalt toon välja siin, et ei olnud ju sugugi ammu, kui Eesti eksportis elektrienergiat, seda tuuakse tiiti peale välja, eks ole. Et see oli ju vähem kui 10 aastat tagasi, 2018 äkki. Eksportis energiat, mis praegu on? Praegune seis on, ütleme niimoodi, et sellist võimsust, mis annab käima panna, see, mis on meil nagu üles seatud ja on remondis, remondi ootel, mida iganes, aga ütleme, et ikkagi sellist võimsust on, põlevkivi võimsust on kuskil võib-olla 1100–1150 megavatti. Nüüd paneme need teised kõik juurde, koostootmisjaamad, mis küll põhimõtteliselt peaksid töötama sooja koormuse järgi, aga häda käes, siis me saame reguleerida ka elektrikoormust. Need kõik paneme juurde, et me saame tegelikult kuskil võib-olla 1700 megavatti korjame tegelikult seda võimsust kokku. Ja nüüd see teine jutt, eks ole, et põlevkivi võimsus ei pääse turule ja kõik need jutud, eks ole, et kui me hinnale paneme pool juurde CO2 maksuks, et siis on natukene imelik arvata, et ta ikka veel konkureerib nendega, millele ei ole seda juurde pannud. Võtame väga lihtsalt, et ainult elektri hind nüüd jaanuaris oli 154 euri megavatt-tund, aga põlevkivil tuli 87 euri tuli juurde CO2 maksu. Ma natuke imestasin, kui meie peaminister ütles, et kui Euroopa Komisjon alustab CO2 kaubanduse ülevaatamist, me lähme laua taha, aga järgmine lause oli see, et ma vaatasin seda elektri hinda ja CO2 maks on ikka meil väga väike. Ma ei tea, mis tarbija elektri hinda ta vaatas. See tähendab siis seda, et alati kui Narva saab toota elektrit, siis ta peab kõigepealt arvestama maksude osaga. Ma arvan, et üle 50%. Üle 50%? Jaa, üle 50%, et nüüd me räägime, eks ole, põhimaks on nüüd,
me natukene vääralt räägime maks, tegelikult on ta CO2 tasu. Aga punkt 2 on see, et me ise Eestis oleme ju pannud maksud, eks ole, peale. Ja põlevkivil on nii ressursimaks kui saastemaks ja kõik need maksud on ju peale, et esimene asi me võiks vaadata seda, et kas kõik need maksud nagu ikkagi on põhjendatud. Me peaksime olema nüüd ikkagi õigel pool laua ääres ja kindlasti rääkima see, et selline CO2 kaubandus mitte kuidagi ei lähe. Mis see tähendab? Tähendab seda, et kui CO2 kaubandus algas 2007. aastal, siis CO2 tonni hind oli 2 eurot, eks ole. Vahepeal ta tõusis pea 100, mitte pea, vaid üle 100 euro. Siis tuli Ukraina sõda, siis ta kukkus 55 peale. Aga miks ta kukkus? Kukkus sellepärast, et nõnda nimetatud finantsinvestorid müüsid oma kvoodi ära, kartes, et võib-olla see äri lõpeb ära. Nägid, et ei lõppenud, nüüd ta läks jaanuaris 90 peale uuesti tagasi, eks ole, isegi üle 90. Nüüd itaallased ja natukene ka Brüsseli inimesed hakkasid rääkima, et äkki peaks nagu vaatama. Ja mis see moderniseerimine või ülevaatamine tähendab, et minu meelest on 2 võimalust. Üks on see, et me kehtestame talle mingisuguse piiri. On see 40 euri, 30 või 50, ma ei tea, eks ole, et siis oleks nagu teada, et kui kõrgele see hinnatipp saab siis nagu minna või teine, liikmesriigid istuvad kokku ja kehtestavad selle CO2 maksu, on ta siis nii, mis ta siis parasjagu on, eks ole, ja kõigil on siis nagu teada, aga et seal nagu finantsinvestorid mängivad vahele, hind nii palju kõigub ja miks ma tahan öelda just meie Eesti kohta mõjub ta ju kõige karmimini, sest et üheski riigis põlevkiviga ei toodeta elektrit, aga põlevkivis CO2 emissioon on kõige suurem. Puidul on muidugi suurem, aga puidul loetakse nulliks, eks on. Et see, et meie peame lauad, minu meelest meie ei pea minema laua taha, vaid meie peame teised tirima laua taha ja ütlema, et sõbrakesed, et nii päris edasi minna ei saa. Ja ma saan ka sellest aru, et miks ei ole valitsus väga aldis nüüd CO2 kaubandust ümber vaatama. See on 300+ miljonit riigieelarve tulu igal aastal, eks ole, et sellest ei taheta nüüd loobuda. Kas see 300 miljonit riigieelarves nüüd kaalub üles kogu selle energiamajanduse nagu, kuidas öelda, ääre peale laskmise, et ma ei tahaks veel öelda põhja laskmise, aga ütleme nii, et väga selliseks ebastabiilseks. Ma kuulan seda peaministri juttu aeg-ajalt, kes siis selgitab meile hästi lihtsalt meie elektrituru omapäraseid nõndaviisi. Et vaadake, kui hind on kõrge, siis see tähendab seda, et fossiilid tegid turgu. Kui hind on madal, siis see tähendab seda, et tuuleenergia või siis päikeseenergia tegi turgu. Siin midagi on nagu viltu, et see justkui näitab, et meil see tuule- ja päikeseenergia on siis nagu maru odav. Inimesed ei saa, tegelikult ei mõista seda hästi. Kuidas siis niimoodi on, et hind on kõrge elektril, eks ole, tuult ja päikese tootmist nagu on, aga et siis see paha fossiil tuleb turgudega, mis läheb hind kõrgeks ja kuidas see loogika siin on, et kas tuule- ja päikeseenergia on siis odav või ei ole? Odav on ta sel juhul, kui me tarbime tuuliku juures ilma võrku kasutamata ja siis, kui tuul puhub. Ja kui meil on sellised tarbijad ja selline soov, siis me saame tõesti odavamalt. Vabandust, kas ma tohin kohe vahele küsida, sest inimestel jääb see ka, see on hästi öeldud, tarbime ilma võrku suunamata ja siis, kui tuul puhub. Siis, kui tuul puhub. Kas see siis tähendab seda, et siis, kui tuul ei puhu, peab arvestama, et ma istun pimedas? Siis istud pimedas, sellepärast, et sul võrku ei ole, sa võrgust ei saa. Või sul on olemas siis mingi, ma ei tea, tuulerohkel ajal salvestatud oma garaažis olevasse akusse ja saad paar tundi nagu telekat vaadata, ega rohkem ei saa, lihtsalt akud lähevad tühjaks, eks ole. Et sellega tuleb täpselt sama päikesega, eks ole, et see on see odav. Aga kui suure osa ajast ma peaksin arvestama, et ma pimedas istun siis? Eesti tuulik, kõik, mis on täna Eestis üles seatud tuulikud, 700 megavatti, nende võimsuse kasutustegur 5 aasta, nüüd juba 6 aasta keskmisena on 0,26. See tähendab seda, et 26% aasta keskmisest ajast
nad töötavad täisvõimsusega. 1/4 ajast võib siis välja tulla, et olen tuuliku kõrval ilma võrku kasutamata. Nüüd ainuke järgmine küsimus kohe, et kuidas see aeg siis nagu sobitub minu tarbimisega 1/4. Kui on -10 kraadi, siis nagu tuulik ei tööta, siis ma pean nagu olema seda meelt, et olengi pimedas, eks ole. Tuulikute võimsus kõigub väga suurelt ja mitte mingid, ma ei tea, nädalaga, vaid ta kõigub tundidega väga palju, eks ole, et meil on päevasid, kus hommikul on tuuliku võimsus pea 0, õhtul see 700 töötab kuskil seal 580 peaaegu 100% lähedal, et tuulekiirus ikkagi nii palju muutub. Ja teine on see, et jälle see tuulekiirus muutub igal pool ja kui meil on neid tuulikuid hästi palju ja nad on tõesti võrgus, siis on ülejääk, kus me ta paneme. Me nüüd ütleme, et meil on valitsuskoalitsiooni leppes on sees, et me oleme taastuvenergiat eksportiv riik. Kellele me ekspordime? Lätlastele ja soomlastele samamoodi tuul puhub. Aga teemegi selle hästi lihtsaks, et mis on siis selles loogikas viga, et siis kui ma vaatan, et tuulikud puhuvad, tuult on, börsil on hind 0, mis on selles loogikas viga, et tuuleenergia on odav? Seepärast see ongi see, milles ma viitan, see peaministri loogika. Et näed, odav on, aga mis seal siis viga on? Kus see tegelik kulu on? Me ei tohiks nagu eufooriasse langeda, et tuul puhus hästi ja meil oli elektri hind väga odav, et nüüd paneme ka rohkem tuulikuid ja siis läheb nagu odavamaks. Et ma päris kindlalt ütlen, et tuulikute juurdepanek Eesti elektrisüsteemi meie kogu hinda ei vähenda. Ta võib vähendada mingil päeval, aga aasta keskmine, võib-olla isegi kuu keskmine elektri koguhind kindlasti jääb samaks või tõuseb, et see põhimõtteliselt ei ole see nagu võimalik. Loodusseaduste vastu nagu ei saa ja ükskõik milline jaam, Mustamäe või Narva jaamad, eks ole, nemad peavad kindlustama 24/7. Ja siis tuulikumees tuleb, ütleb, et täna kell 3 on mul nii, saan anda võrku, eks ole, et ühtpidi saab öelda niimoodi, et kui tuul puhub, on ületootmine ja ongi elektri hind odav. See on ainult elektri hind. See on siis nendel perioodidel, kus võib-olla seal sügisel või kevadel, kus tõesti on seda tuult piisavalt, eks ole. Nüüd see on elektri hind, aga mida rohkem tuleb meil sedasama ilmastikust sõltuvat tootmist elektrisüsteemi, seda suuremad investeeringud, kulud on selleks, et süsteemi tasakaalus hoida. Ka siis, kui see hind on 0-lähedane elektri hind, kogu hinnas on kõik need komponendid ju olemas. Selle aasta jaanuaris lisandusid, eks ole, 2 komponenti, need on siis see varustuskindlus ja sagedusreservid. Tuleb juurde võrgu tugevtamised, kõik need komponendid tulevad juurde. Veel kord korrates, et mida rohkem seda sellist juhuslikku tootmist tuleb, seda keerulisemaks läheb süsteemi tasakaalu hoidmine ja see kõik maksab ja selle lõppkokkuvõttes ju maksab tarbija kinni, et minu arust on petlik natuke seda arutelu sel tasemel üldse pidada, et räägime aga börsi hinnast ja ei arvesta sinna juurde võrguehituskulusid, mis veel välja tõite, eks ole, tasakaalustustasud ja nii edasi, aga ka dotatsioonid. Me ei arvesta neid üldse sinna siis. Me ei arvesta dotatsiooni praegult, eks ole, taastuvenergia tasu ja kõik, mis me ise sinna hinnale, eks ole, juurde paneme ja need on iga kilovatt-tunni pealt. Ka selleks peame olema valmis, valitsus peab olema valmis, kui tõesti mingisugused, ma ei tea, siis keegi nimetab, et talv oli, jaanuar oli külm, ütleme, et siis on mingi erakorraline asi, et tegelikult peaksime ikkagi ka tarbijatele doteerima kõrget elektri hinda. Ja jälle mingi jutt, et eelarves ei ole raha, on ütleme nii natuke naiivne, sest tegelikult me oleme selle raha tarbija käest kõik ära korjanud. Alates nüüd pudelikaelatasust, taastuvenergia tasust, siis nende samade süsteemiteenustega ja käibemaksudega ja CO2 maksuga, nii et me oleme topelt ja tugevasti nagu tarbija käest korjanud ja igal tööstusharul, ka teenindusel on oma sisendid ja energia ei ole sealt sugugi väike osa, eks ole. Et jälle üks müüt, et
noh, mis see energia on, et elekter on nii väike sellest mingisuguse, ma ei tea, mingi ettevõtte kuludest, et seda ei maksa üldse rehkendada. No meie rahandusminister on ju viljelnud ju, et elektri hinnast rääkimine kodutarbijal on täitsa mõttetu, sellepärast et vaadake kodutarbija eelarvet, et kui palju te maksate elektriarvet, palju teil on muud. Rumalus, sellega ei maksa tegeleda, aega raisata. No, ma ei tea, oleneb kellegi sissetulekutest, eks ole. No jaanuaris kindlasti oli väga suurel osal leibkondadest väga suuri probleeme ja veebruaril ka samamoodi, et kahtlemata. Kas võib kuidagimoodi öelda, et see sama loogika, mis te esile toote siin, et valitsuses seda kuidagimoodi või ka ametnike tasemel mõistetakse, et saadakse sellest aru, et tegelikkuses kogu kulu arvestades selliselt nii-öelda, mis meil see eesmärk oli ja siiamaani on see eesmärk alles 100% nii-öelda taastuvenergiale üleminek on vist edasi lükatud, et sinna minnes siis ühelt poolt see kulu on nagu suurem kui, ühesõnaga ta on kallis. Mis see taastuvenergia 100 tegelikult nagu tähendab? Mina ütleks, et see on puhtalt ideoloogiline otsus, mis võeti vastu selleks, et me tahame olla Euroopas pioneer. Tahetakse öelda Brüsselis, et vaadake Estonia, mis tegi, eks ole. Aga palju see meie Estonia tarbijale maksma läheb? No seda Brüsseli küsi, eks ole. Kui palju ametkondades seda mõtlemist endiselt ikkagi on, et hind on kõrge, tõesti, probleem on suur, aga järgmine tuulik aitab. Et teie kogemus, olete suhelnud, kogu aeg suhtlete ju otsustajatega, et palju seda öeldakse, et paneme veel tuulikuid püsti, et siis, sellele kavatsetaksegi teha, ma saan aru. Mina ei ole, ma ei saa nii öelda, et ma olen nii tuulikute vastu või päikese vastu. Igal asjal on ju, elus on ju iga asi peab nagu õige kohal olema proportsioon, me ei saa nagu midagi üle tähtsustada. Kui me need tuulikuid paneme veel rohkem, see sama 2 teravatt-tundi, paneme need kõik üles, see on umbes 850 megavatti tuulikud, täna on 700, paneme siis veel juurde. Mis siis nagu juhtub, eks selle tagajärjel? Esimene on see, et hind hakkab rohkem kõikuma, ülejäävat elektrit pole meil kuskile panna, eeldatavasti siis süsteemihaldur paneb ta seisma, eks ole, aga dotatsioonid on peal, me peame dotatsiooni välja maksma. On vaja püsikoormust, et ütleme, elektrisüsteemil peab olema nagu, me kogu räägime nagu juhitavatest võimsustest ühe mõtte, ühe lausega. See peab olema ka jagatud 2. Üks on see, mis katab püsikoormust ja see on Eestis kuskil suurusjärk 600 megavatti. See peab olema Eestis kindlal, ma ei ütle fossiilkütuse, see võib olla ka tuum, eks ole, aga kindlal ressursil baseeruv elektriline võimsus. Ja vaat siis juurde tuleb see kõikumine, eks ole, mida nüüd kõikumisega katta, see on gaasijaam. Mõtleme seda, et me ütleme, et gaas tuleb Ameerikast ja tuleb nii kui ludin, eks ole, kui me Eestis üle Atlandi gaasi vedada ja samal ajal rääkida energiajulgeolekust on natuke imek. Me ei peaks siin Eestis selle tuleväikese jaamadega jalgratast leiutama, et meil on Lääne-Euroopast kogemused ju täitsa olemas, mida me võiksime nagu kasutada. Et kui seda kogemust nüüd vaadata, võtame näiteks Saksamaa, et Saksamaa tegelikult elektrienergia hind on hoolimata sellest, et nad on suurelt panustanud tuulele ja ka päikesega ja on pressiteadete vahendusel nii-öelda uhked selle üle, on ju kõrge. Ta on ju kõrge, ta on ju kõige kõrgem praktiliselt maailma. Mis siis toimub? Tal on kõige kõrgem hind, ma ei tea, ega see uhkus hakkab varsti nagu ära kaduma ka, et kantsler on päris aktiivne selle kandi pealt, et miks me peame enda vigadest õppima, võiks nagu teiste vigadest õppida, et see Saksamaa näide on ju väga hea näide, just eriti selle gaasi poolt, et Saksamaa arves ka, et paneme aga tuult ja päikest, ega siis rumalad inimesed, sest loomulikult nad teadsid, et see kõivub. Venemaalt võtame odavat gaasi ja kõik on nagu väga tore, eks ole, aga näe ei ole tore. Nüüd, jätame selle Eesti poolt selle Venemaa gaasi nagu ära, aga gaas on ikkagi, gaas ei ole püsikoormuse katmiseks kütteaine, sest ta lihtsalt on kallis. Ja teda niimoodi põletada püsikoormuse jaoks on mõtet. Ja mis nüüd Saksamaa teeb, eks ole, tuumajaamad ka seisma pandud, mõned õhku lastud, mõned seisma pandud.
meil on ju kaks asja, mis on nagu seadusesse kirjutatud. Üks on see, et 2035 lõpetatakse põlevkivist elektri tootmine, 40 õli tootmine. See on taastuvenergia kavas, on see sisse pandud, Euroopale teatatud ja õpime teiste maade kogemustest. Vaatame, et ei saa tuule, päikese ja gaasiga väga kaugele ei sõida. Miks me doteerime, kui me tahame tõesti maatuulikud, mille investeeringu kulu on seal 2,5–3 korda väiksem kui meretuuliku kulu, leiame siis need kohad, mahajäänud tööstusmaastikud, karjäärid ja kuskil saame neid panna. Ärme veeretame riigi kohustust kohalikule omavalitsusele öelda, et las nad õiendavad seal ja kui on veel mitte sobilik kohalik vallavõim, et väga hea, las nad siis üksteist närivad, eks ole, et see on niisugune täiesti vastutustundetu. Et peaksime rääkima soomlastega, miks nemad lõpetasid ära üleüldse toetused. Okei, ameeriklastega me võib-olla ei taha rääkida, nemad teevad väga karmilt, eks ole, et lõpetavad kõik asja ära, aga siinsamas Põhjamaadega, Rootsiga, Soomega, mis see siis on, et ole, seal on ikkagi põhjus puhtalt hinnas ja puhtalt sellest tarbija lõpphinnas on see põhjus. Ma tahaks küsida veel ühe küsimuse siin haakuvalt selle suure elektrikatkestusega ka, mis oli eelmise aasta aprilli lõpus Hispaanias, Portugali tabas. Ja see on otseselt seotud selle sama niinimetatud taastuvenergiaga, tule ja päikesega, eks ole, ja seal on see osakaal võrgus on hästi suur. Aga küsimus ongi nüüd selles, et see muudab ka võrgu ebastabiilseks, et kas me Eestis peame hakkama arvestama sellega, et meil võivad ka juhtuda sellised, jutupäris äpardused. Võrgul on vaja oma toimimiseks kõige lihtsamalt mehaanikast inertsi, et sagedus ei kõiguks, sageduse muutumise kiirust vähendada ja seda saavad vähendada ainult jälle puhas mehaanika pöörlevad masinad oma massiga. Aga kui need masinaid ei ole, siis seda inertsi ei ole. Ja täpselt sama asi sealsamas Hispaanias, eks ole, sageduse muutumine muutus kiiresti, ei jõudnud tarbijaid nii kiiresti välja lülitada ja süsteem hakkas lagunema. Need mehed, kes seal dispenseri puldis on, nendele tuleks anda, ma ei tea, mis medalid seal Hispaanias on, aga et nad vältisid ikkagi Portugali ja Hispaania terviklikku blackout'i, et see oli, kui süsteem hakkab lagunema, siis pea 99% ongi nii, et ongi läbi ja mitte midagi pole enam teha, laguneb ja siis hakkad uuesti otsast peale, eks ole, kus sa seda elektrit saad, et mingid jaamad käima uuesti panna. Ja mis meie oleme praegu teinud, Elering ütleb, et meil ei juhtu seda, eks ole, meil on nüüd 3 sünkroonkondensaatorit, mis tegelikult ongi selle sama massiga, et hoida sageduse kiiruse muutust, et ma ei ütle isegi, tavaliselt on probleem see, et ta langeb, eks ole, ja siis lülitaks tarbijad välja, aga võib olla ka selline, et meil ületootmine on, kui päikest tuult on liiga palju, et ta mõlemist poolt nagu reageerib ja lihtsalt hoiab. Mis me Eestis siis selle energiamajandusega tegema peaksime, et kas põlevkiviga jätkama, mida teha? Kõigepealt peaksime tegema revisjoni meie loodusvaradest, nende kasutamist, nende hinnast kaasa arvatud põlevkivi. Kuidas siin selles regioonis, kui me räägime elektrist, eks ole, kuidas siin selle elektri tootmine on, millised on võimalikud tarbimise prognoosid, kõik need elektrikütteks ja transporti ja kõik nii edasi, et me nüüd selle revisjoni tulemusena ma arvaks, et see, me rääkisime põlevkivi maksustamisest, et me peame põlevkivi maksustamist kindlasti vähendama, kindlasti peame olema see, kes CO2 maksu kuskile tasandile stabiliseerib ja andma põlevkivitööstusele väga selge signaali, et sinu ülesanne on 15 aastat tagada 600–700 megavatti. Kõik. Ütle selleks, mis on vaja. On vaja Auveret number 2, okei? Või saad sa kogu sellest täna olemasolevatest seadmetest kokku lappida mingisuguseid, Auvere on okei, aga ütleme 270, sama palju on veel vaja, eks ole, saad sa lappida 300 kokku. Saad, mis selleks maksab, investeering, maksame ära ja võib olema. Ja võt siis miks ma ütlen see 15 aastat, et ma arvan, et esimese 5 aasta jooksul on näha, kuidas kogu see süsinikuvaba majandus meil nagu toimib ja õitseb ja areneb, eks ole. Ja võt sealt me saame siis teha juba järgnevad otsused, et kas kasutada oma ressurssi edasi peale veel seda 15 aastat või on siis tuum. Aga tuumale mina ütleks, et ka täna peaks tuumale ikkagi
võib-olla veel rohkem tähelepanu, kuigi ta enam-vähem nagu sujub, aga võib-olla veel natuke rohkem tähelepanu, et tuum on ikkagi lõppkokkuvõttes see, mis selle sama püsikoormuse katmiseks vajalik on ta siis see 600 või eks see suureneb ka tarbimise suurenemisega. Meie mahuka kliimateose Planeet ei põle esimene tiraaž läks kärbelt. Nüüd on valmis uus trükk. Leiad selle meie veebilehelt vabadus.ee või raamatupoodidest. Mul on suur au muidugi, et Harju, teie olete üks inimene, kes siin raamatus nii-öelda sõna saab energeetika ja muu teemal. Ma küsiks selle raamatu kohta nõnda palju, et kuivõrd see raamat murrab mingisuguseid müüte, mis meil nagu käibel on tänasel hetkel, et on sellist tunnet ka? Selle raamatu väärtus on see, et seal on erinevate valdkondade ja erineva sellise teadusliku tasemega inimesed on oma arvamusi avaldanud. Ja ma ei oska nüüd hinnata, kui palju ta neid müüte murrab, aga ta kindlasti murraks, aga vaata need, kelle müüte on vaja murda, need ei tee kaant lahti, see on see natuke häda, eks ole, et igaühel on mingisugune oma niisugune kapsel nagu ümber. Aga kindlasti selliseid raamatuid, mis seletavad väga lihtsalt ära, on äärmiselt vajalikud. Et selles mõttes mul oli tõesti au, et sinna raamatusse sattusin sinna raamatusse oma artikliga ja au, et ma sain tagakaanele kirjutada ka paar lauset. Ja kui me hakkame nüüd nagu teaduslikult võrdlema, et mis siis nüüd nii kõik nagu juhtub, et isegi ärme vaidleme, kui palju see inimesed CO2 tekitab ja nii edasi, et meie ei juhi ju loodust, jumala eest, tõesti ei juhi. Me tahtsime isegi pisike asi Siberi jõgesid teistpidi pöörama panna, ei õnnestunud, eks ole, aga nüüd me ütleme niimoodi, et meie hakkame nüüd seda loodust korraldama. Ma arvan, ookeanide ja hoovused ja need on märksa suurema mõjuga kui nüüd see meie niisuke tegevus ja eks meie siin laiuskraadil ole jääaeg olnud ja tulnud ja läinud ja kõik nii edasi, et ma ei tea, ma ei ole väga selline ma ei tea, kartlik või entusiast. Kuivõrd kliimateemal, ta on mahukas, eks ole, kliimateemaline kogumik, erinevad teadlased tõepoolest ja arvamusliidrid sõna võtavad nii kliima kui energeetika teemal ja nii edasi. Kuivõrd saab pidada seda raamatut teaduspõhiseks? Ütleme niimoodi, et nagu ma ütlesin, raamatus on erinevad autorid. Mina ei loe ennast mingi väga teadlaseks, eks ole, aga seal on ikkagi need inimesed, kes keda saab nimetada ja on tõsi teadlased. Et selles mõttes ma ütlen niimoodi, et selles raamatus on nii teadust kui ka populaarteaduslikke sellist lähenemist, et just see teebki selle raamatu nagu ütleme väärtuslikuks, et ta ei ole selline populaarteaduslik, mida ütleme võib-olla natukene ütleme ülikoolis käinud inimene võib-olla vaatab, et asi selge, mis ma rohkem loen. Aga siis keera nagu siia ettepoole, siis sa saad nagu lugeda seda, mis on natukene, kuidas öelda, ei ole ka teistpidi, ta ei ole ka väga sellises avalikus meedias iga päev sulle kätte saadav. Et see teebki selle raamatu väärtust tõstab, et erineva kaaluga, erineva niisuguse sisukäsitlusega tuuakse see lihtsate näidetega sulle kätte. Kes peaks selle raamatu kätte võtma ja lugema sinna? Eelkõige peaks muidugi otsustajad võtma selle raamatu kätte, et ma saan aru, et sellist pingutust on tehtud ka, et otsustajad seal mäe otsast seda nagu võtaksid. Aga eks nad võtavad selle raamatu kätte siis, kui oma koduõues on häda näha ja see häda paistab välja alllinna inimestele võib-olla siin paar aastat enne ja ülevalt võib-olla paar aastat hiljem, aga see igal juhul, see häda tähendabki ju seda, et selliste energiasisenditega me oma majandust lihtsalt ma ei räägi arendust, ma ütlen, et ei püsi lihtsalt see majandus. Me teeme seda kõike, mis puudutab seda niinimetatud rohepööret ja kõike seda, me teeme siin hirmust keskkonna pärast. Kas see tihti alusetu hirm teine kuul ka hakkab kuidagi mööda saama, et ei peakski nii hirmu tundma? Kliimapaanika või kliimahirm, et
ega seda on nagu moodne nagu viljeleda, et kahtepidi, et ühed inimesed, kes seda viljelevad, tahavad siis nagu ennast nagu tribüünile tõsta. Ja teine on siis nagu see, et kui Euroopas külvatakse raha, noh, ütleme ettevõtjana, miks mitte seda siis nagu võtta. Ma olen ka paari ettevõtte nõukogus ja tean neid kõiki. Mehed ütlevad selgelt, et no kui pakutakse raha, no kuidas ma ei võta siis, et teised võtavad, ma jään ju siis nagu maha, aga mis see nagu lõppkokkuvõte tähendab, miks ma ütlen, et lähema 5 aasta jooksul ma arvan, et see mõistus hakkab nagu kuskile paika loksuma, et eks iga riik, iga piirkond hakkab ju mõtlema selle, et kuidas konkurentsis nagu püsida. Kui on ikkagi näha, ja see ei ole kaugel, see ei ole 5 aastat, see on juba 3-4 aastat, eks ole, et ikkagi me oma tööstusega ei konkureeri, meie inimeste elatustase selle tagajärjel kukub, tekib see rahulolematus ja siis see hakkab ikkagi, täna on see murenemine juba alanud, eks ole, aga ütleme, et see murenemine tegelikult hakkab vunki peale võtma ja kiirust, et ma olen siin küll nagu seda meelt, et see ei saa lihtsalt niimoodi püsida. Oluline on teada, et kui kliimaalarmistid räägivad meile niinimetatud inimtekkelise kliimakriisi katastroofilistest tagajärgedest, siis üle 1000 teadlase maailmas nii ei arva. Nad ütlevad selgelt, meil ei ole mingit kliimakriisi. Just sellest raamatust leiad tugevad, faktitäpsed ja teadusele tuginevad vastuargumendid kliimakriisi narratiividele, esitatuna maailma mainekamate teadlaste suu läbi. Seisame vastu kliimaalarmistide plaanile võltskriisi kuulutades meie elu ümber korraldada. Toeta meie missiooni ja ole teemaga hästi kursis. Osta raamat Planeet ei põle juba täna.